hingedepäeva pärastlõuna Toronto Eesti majas. Hingedepäev tähendab Eesti rahvakalendris aega, kui kõik muutub üheks, kui ajapiirid kaovad. Kaob piir mineviku, oleviku ja tuleviku vahel. Just sellel ajal oodati Eesti taluperes esivanemate hingede saabumist. Nagu sümboolselt sellel päeval oli kogunenud Toronto Eesti majja erinevate põlvkondade eestlased ja seda nii rohkesti, justkui mõistes selle päeva tähendust, oli algamas triipude loo sündmus, Eesti rahvarõivaste näitus ja moeparaad. Dear Lord, we ask for thy blessing and thank thee for the sustenance we are about to receive. Amen. Triipude lood jutustamas lugu ühest väikesest rahvast, kellel nii palju erinevaid kihelkondi, igal kihelkonnal aga oma rahvariided, vööd, sokid, kindad, erinevad vöökirjad, sokikirjad, kindakirjad, jutustamas oma lugu. Triipude lugusid jutustati Eestimaja 3 erinevas saalis. Väikese galerii saalis oli üles pandud väljanäitus Eesti rahvariietest, vöödest, kinnastest, sokkidest, kindakirjad ja vöökirjad, rahvariided, mille tikandid armastava südamega kootud ja tikitud, tõid sõnumeid aegade algusest, esivanemate maalt. Igal mustril siin oli oma sõnum, oma tähendus, mis vahest kandjagi südamesse kirjutatud, mis kindlasti taasavastamist nõuab, mille taasavastamine veel ees seisab. Väikeses saalis oli rahvariideid, vöösid, sokke ja kindaid ja muid kudumeid nõnda rohkesti, et vaata, et oleks silmad ette löönud Eesti maagi saalidele ja muuseumi ruumidele. Keskmises saalis oli võimalus samal ajal vaadata filmi Eestist. Aga suures saalis oli kõik veel ees, algamas suur rahvariiete paraad. Sest rahvariided pole ainult muinsuskaitselise otstarbega, vaid need peaksid kuuluma iga eestlase garderoobi, peaksid kantud saama uhkusega igal pidulikul hetkel. Sest rahvariiete mustrites on enamat peidus kui lihtsalt ilu. Seal on kirjutatud usk, lootus ja eestlaseks jäämine. Naised on alati tahtnud moega kaasas käia ja samuti ka Eesti naised. With the onset of the Second World War, Estonian independence was short-lived. Teisel maailmasõja ajal põgenesid inimesed oma kodudest, kes Saksamaale, kes Rootsi ja kuidagi sealt edasi üle maailma. When people fled their homeland, they took with them their most valued possessions, among them rahvariided, for those who had them. Estonians valued hard work and appreciated, aga nüüd kuuleme, kuidas rahvarõivad on siia mandrile tulnud, kas toodud või siin valmistatud. Näeme, milline on Eesti rahvariiete omapära ja tunneme uhkust, et oleme osa Eesti rahvusest. Lõuna-Eestis näiteks peakate on peamiselt linuk, pähe seotav rätik, mitte tanu, ja õlgadele võetav sõba ning kokku õmblemata seelik ehk ümbrik. Rutt näitab uuemat paistu riietust, kus on juures pikitriibuline seelik. Ehteid kanti peorõivastel, kaelaauku kinnitas hõbe vitsõlg
ja suurem kuhik sõlg rinna peal. Särgid seoti kinni paelaga nii meestel kui ka naistel. Kanepirõivad, särk ehk hame, pikitriibuline seelik, kampsun ning noorematel kohati ka liistik või vest ja siin veel sall. Võrumaal kutsutud pallapool. Särkide kaelaaugud olid eriti pikad neile naistele, kes olid väikseid lapsi kasvatamas. Maajale see võimaldaks kergesti eelale rinda anda. Paistu talvekomplekti kannab Helgi. Mõlemad särk ja põll on kaunistatud punase tikandiga. Vest on seesidega, sisse keeratud voltidega ja seeliku triibustikus domineerib punane värv. Tüüpiliselt esineb Lõuna-Eestis punane geomeetriline tikand valge linase peal. Aga järgmises grupis on 4 suvekleiti. Kersti, Imbi ja Eliise. 3. Siin näeme osalemas ka väikseid lapsi. Vanasti oli tavaline, et lapsed käisid särgiväel ja alles kooli minnes said poisid püksid jalga. Ei olnud mingit reeglit, et missugune laste riietus pidi olema teatud kihelkonnas. Children wore what was available. For instance, clothing fashioned from their parents' cast-offs or made from a piece of cloth left over from the loom. Täiskasvanute rõivaste järgi. Kersti kannab Kristi Pahapilli põlvasuvekomplekti. Eliise kannab pühalepparõivaid, mida tema vanaema Ellen Kleivat valmistas Maajale proua Veskoja juhtimisel. Ja Maaja tütar Imbi kannab stiliseeritud riideid, kus on näha Pärnu ja Mustjala mõjutusi. Mail Helme riietus ja viimaks Elnal. Elna kannab tarvastusuverõivaid. Oota, meil on keegi, kõik on olemas. Tiina ema hea sõbranna Linda Tark kudus riide ja siis Tiina ema Leida Madissoo Ühendriikides tikkis ja õmbles kõik valmis 1976. Estole minekuks Baltimore'i. Neidudel olid samasugused rõivad kui naistel, aga rätiku või tanu asemel oli pealõng ehk peapael, mida kanti juuste piirde kõrgusel tutiga kukla taga, nagu näeme Tiina peas. Riina kannab väga erinevat riietust, kus on suured lilled tikitud särgile, mis on tüüpiline Peipsi-äärsele kihelkonnale ja tormale. For Marta, who's wearing an exceptionally large brooch with her costume from Rõngu. Sellel rahvarõival on huvitav saamislugu. 63. aastal ei olnud Martal rahvariided, ega tema Eesti sugulastel polnud autokumme. Auto oli plokkidel seisnud juba 2 aastat. Marta isa sai osta dollarite eest Ukrainska Knüha poest autokumme, mis viidi Eesti sugulastele kohale. Vastutasuks selle teene eest saadeti Martale Rõngu neiu rahvarõivad. Tartus olid uuemad moed varem kasutusel kui mujal Lõuna-Eestis, näiteks triibulised seelikud. Tiia Kütt valmistas 83. aastal Ingridi rõivad, käies proua Komi klassides. Peab mainima, et kuigi aluspesu polnud vanasti tuntud osadel Eesti rahvarõivastel, on Ingridil kenad valged aluspüksid oma komplekti juures. Hiljem jõudsid ka pikitriibud Tartumaalt eemal asuvatesse küladesse, nagu näha Suure Jaani seelikutest Silvi ja Anu seljas. Silvi kannab Tamara Noorhim-Lehela perevara. Anu valmistas oma rõivad Eesti Rahva Muuseumis olevate riiete järgi. Sealjuures Piret Komi õmbles sellele komplektile liistiku, aga roositud mustriga sukkad lasti Eestis kududa. Siiri. The Setu woman did not wear a skirt, rather, as we see, Siiri is wearing a sukman, which is a sleeveless jumper worn over a shirt. Setu naise ehted näitavad jõukust. Ta kannab suurt kuhiksõlge keset rinda ja pikk keerdkett, vähemalt 2 meetrit pikk, on keerutatud 3 korda ümber kaela. Saima kannab uhket tarvastu vammust. Lõuna naiste pikkuue nimi ongi vammus. Ja need rõivad on Ellen Irsilt. Ja Saima kannab neid täna oma armsa sõbrattari mälestuseks. Paul ja Peeter kannavad Mulgimaa pikka kuube, mida kaunistab punane kaaruspael.
Paul kannab Harri Mürgi uhked pikkkuube ja Peetril on seljas oma rõivad, mille juures on olnud mitmed meistrid. Meetreid punast kaaruspaela põimis Anu Jõe, sõlg kaeluses tuli tema vanaemalt ema Ella kaudu. Peeters was actually crafted by a Mohawk on a Brantford reserve and has been converted from a tobacco pouch to a money bag. For Peter himself says a stingy mulk. In the summertime here, as in southern Estonia, women wore just a long shirt with a woven belt or vöö wrapped tightly around the waist. Särk oli tehtud valgest linasest, oli teekujulise kaelaavaga ja pikkade kurdvarrukatega. Lääne-Eesti põhjaosas oli ilmakraeta särk, mis tõmmati kurrupaelaga kokku. Now, Kihnu is a tiny island that is included with the Western District and not with the islands. Our first models are Felix and Maxim, together with Kristina. Kihnu rõivaid näitab Kristina, kes tuleb lavale koos poistega Felix ja Maxim, kes kannavad tüüpilisi Kihnu kampsuneid. Kristina's ensemble has a midriff blouse, käised, generally not seen in the Western Estonian folk costumes. The Kihnu women's costume underwent a change in the 19th century. Käiste kurrutamine kadus, aga tikan tehti suurem ja värvirikkam pidulikele käistele. Shawls continued to be worn on festive occasions with the front ends tucked into the belt so that the front of the midriff blouse was covered. Because of this, the decorations on the front of the blouse became simpler and the decorations on the back of the blouse that were visible became. Naise ülikonna üheks osaks oli pikitriibuline seelik, kiukõrt. It is said that the young girls had woven belts wrapped around them at an early age so they would be grown up with small waists, unlike boys. Ja nagu mujal Eestiski kuulus abielunaise rõivastusse põll, varem linasest ja takusest, aga hiljem sitspõll pidulikul puhkudel. Tüdrukutele peeti põlle kandmist sobimatuks, isegi kui tal oli laps. Ja vöö, mida Helve kannab, on tema ema Aino valmistatud tõstama rõivas, aga seelik, mis on üle 100 aasta vana, ei ole Aino näputöö. Seelik on isa poolt vanaema tehtud. Kui oli põgenemine, Aino ja ta ema võtsid seelikud kaasa, et oleks paadil midagi soojemat ümber panna. Kui vanaema nägi seelikuid, oli ta üllatanud, et need olid kaasa toodud. Seelikutest oligi kasu, sest 44. aasta novembris kandsid Aino ja tema ema neid Rootsi väliseesti päevadel. Leili. Shawls were worn under jackets, with the edge of the shawl being visible in the neckline of the jacket, as we see in the second Tõstamaa outfit worn by Leili. Särk on kaetud kirju siidirätiga. Abielunaiste traditsioonilist peakatet, torutanu, rõõmsate sündmuste puhul ehitud roosa siidlindiga nimetati siis lõbutanuks. Siin on näha kampsunit pika käistega, mitte vesti. Puusadega kampsun on kaunistatud punase kaarusnüüriga. Selle õmbles Leili Nurm pojale, kui ta veel käis lasteaias ja nüüd kannab seda Maie tütrepoeg. The typical jacket had an open front, was held together at the waist with hooks and decorated with red braid. The wealthier the man, the more braid on the jacket. And judging by the curlicues on this jacket, Alex shouldn't be too worried about the financial meltdown.
Silvi õpetas 10 aastat rahvatantsu St. Catherinesis ja need rõivad on üle 60 korra esinenud lavadel, ma ütleks nüüd 61. Isegi 2 estol. Juuste kandmisviis oli tihedalt seotud üht või teist tüüpi peakattega. Neiud käisid suvel paljapäi ja halvemate ilmadega sidusid nad pähe rätiku. Töö juures seoti juuksed pealaele kokku. On her head she wears a kabimüts that was mentioned earlier. A translation would be a hoof hat, since the shape of the hat resembles a horse's hoof. Maidens wore this hat unadorned, but married women applied lace trim around the face. Elina vanaema lasi need teha, kui ta esimest korda käis Eestis umbes 80. aastal ja kuna Elini kabimüts kuulub tema vanaemale, pits on peale õmmeldud. Kaelakeed, paater, on tehtud hõberahadest, mida Eestist põgenemise ajal kaasa võeti. Seal on 1898. aasta 1 rublased Vene rahad Jaagupi riietust, mis tegi Tuule Jürisalu Rootsis. Vest on Eesti kalevariidest ja vöö on ka proua Jürisalu kootud. This Pärnu ensemble worn by Silvi is very suitable for her, since her father was born in Pärnu, as were both sets of grandparents on her father's side. Oli tüüpiline lai, mahamurtud särgikrae, nagu näeme Elva Pärnu linna rõivastes, mida on rikkalikult kaunistatud pitside ja paeltega. Seelik on pikki triibuline, valitsevaks on punane värv, mis on tüüpiline Lääne-Eestile. The Mihkli vest worn by Jaanus displays a multitude of shiny brass buttons and a colorful scarf wound around sõlg or twig brooch. Rõivastel on ajalugu. Särk on tema ema kootud linasest riidest, mille ta ema tõi põgenemise ajal kangana kaasa Rootsi ja siis Kanadasse. Vesti ja püksteri on villane, mida Jaanuse vanaema kudus Läänemaal omas talus, mida on kutsutud ka kukepüksteks või kaltsadeks, olid täis lakaga 3 vasknööbiga säärelahkmel. Üle näitama sääri ka natukene. Jalga tõmbasid mehed pikad, mustad või pruunid sukad, tavaliselt jalgapastlad, aga jõukad mehed kandsid pidulikel juhtudel saapaid. Ja kuna Ülo kannab kingi ja mitte saapaid, siis on raske arvata tema jõukuse taset. Ülo kannab Peeter Sepa Martna rõivaid, mis koosnevad mustadest pükstest ja sokkidest, kus juures mustad punased sukapaelad on kooskõlas vestiga. Kaelarätt on Belgiast, ehtne talumehe rätik, kuigi mitte Eesti värk. Ülol on enda lihula särk ja ridala vöö. Ja mina ise kannan Lääne-Eestist Vigala rõivaid, mille juurde kuulub üle 100 aasta vana ruuduline seelik, mis sattus minu perekonda vana-vanaisa kaudu. Läänemaal oli ka ruudulisi seelikuid, aga mitte ühtegi vaipseelikut. Triibulised seelikud, mida oleme juba näinud, enamasti langesid vabalt. Ruuduliste seelikutele aga pressiti voldid sisse. Ma näitan oma riideid nii ka, kui teised lahkuvad lavalt. From the rural areas returned to their homes, they took with them the new styles and ideas they'd learned while working in towns. Indigo blue woolen garments, men's breeches, long coats, vests, neckerchiefs, women's vertically striped skirts were some of the fashions that spread from the northern towns to the more remote parishes. First off, we have Linda. Siin näeme Lindat oma valmistatud Kuusalu rahvarõivastes. This costume has an international flavor, as it was begun in Estonia, continued in the Gambia, Africa, when Linda lived there, and finally finished in Canada.
Linda has chosen an older style of Kuusalu costume, one with a narrow, unicolored wrap skirt, for a long time in Saaremaa and Muhu. However, it changed dramatically to a distinctive bright striped skirt like what Monica is wearing. Monica's children, Leaf and Laws, are wearing Muhu sweaters that are nice and cozy on a day like today. And accompanying them is Silvi, who is wearing a girl's Muhu costume sent to Jutta Tambre from Estonia. Muhu seelikute põhivärv muutus pidevalt heledamaks. Tume oranžist sidrunkollaseni muutus triibustik ja alla äärde lisati poepaelu pitsilitreid. Ema ja tütar, mõlemad kannavad mustjalarõivaid. Heli vanaema proua Poolsaar kandis neid samu riideid Eestis. Ja nüüd on need täna Helil seljas. Ja järgmiseks modelliks on Tamara Noorheim Lehela, kes veel ei tea seda, aga tema on vanavanemate fond Eestis, on äsja austanud teda imelise vanaema tiitliga. Oot. Tamara rõivad on Kanadast ostetud. Saaremaa naiste ülikonna iseloomustavaks osaks on särgi peal kantav riidest ühevärviline või triibuline liistik, mida nimetati ka abu ja mis oli igas kihelkonnas erinev. Liistiku esikülg oli kaunistatud värviliste kalevribade ja tina ilustustega või malid. Ainult mustjalas ei kurrutatud seelikuid, seelik oli lühem ja seeliku alläär seati 4 soppi. Rõivaste juurde kuuluvad mustriga sukad, peas on Tamaral pruuditanu. Või musta ja punase pikitriibuline kiudkuub ja must plisseeritud seelik, nagu see, mida kannab Katrin. Liistik oli õmmeldud sama värvi villasest riidest kui seelik. Särgi peal kanti kaelarätikut nii, et see jäi liistiku hõlmade alt paistma. Jõukamad naised kandsid mitu rätikut ülestikku, jättes iga alumise ääre ülemise alt paistma. Madalal püstkrael ja varruka värvlitel oli kitsas geomeetriline tikand. 19. sajandi teisel poolel hakati käiseid õmblema lihtpuuvilla riidest, laia maha murtava kraega ning kaunistamata pipsidega. Kurrutud käiste riide lasi proua Tombak õmblusvabrikus permanent pressiga kuidagi ära teha, et saab neid lihtsalt pesta ja pole vaja triikida. Hiiumaa was not the only area where woven belts were not worn. Instead, women wore leather belts covered with brass from which dangled rows of chains, a small knife, and a brass case for needles. Again, quantity displayed wealth. The more chains, the wealthier one had to be to obtain them. Naised ja neiud kandsid peakatteks punasest kalevist palmikut, mis oli kaunistatud litrite, piiprellide ja kartpaelaga. Kui naisel olid pikad juuksed, siis põimiti neid palmikuga pähe, et paremini palmikut peas hoida. Helmi on heegeldanud, tikkinud ja õmmelnud, kui Vilbert peksis vaske, keerutas ketti ja meisterdas kauneid rõhkusid ja palju muud, mis Hiiu rõivastega koos kõlas. Siin näeme koos tublisid rahvarõiva meistreid. Vilbert kannab emmaste meeste rõivaid. Meeste ülikonna peaosad on vitssõlega kinnitatud särk, mille krae ja varruka otsad on tikitud geomeetrilise tikandiga, põlvpüksid ja kuub kaunistatud punase paelaga. Ülikonna juurde kuuluvad veel sukapaelad ja mustad sukad. Helmi ise kannab Pühalepa naiste komplekti, millel on väike saladus. Reet Piiri, Eesti Rahva Muuseumi rahvariide ekspert, kes külastas kevadel Torontot, näitas Helmile, kuidas emmaste tanut moonutada Pühalepa tanuks. Ta ütles, et peasi, et tanu on peas, siis on kõik korras. Tänapäeval võib aga Torontos raske leida punaseid sukke rahvariiete juurde kandmiseks. Kõik oleneb ju moodide voolust.
And the rest was sewn, crocheted, or embroidered by Helmi Tüll, whose husband Wilbert created the brass chains and accompanying accoutrements. Anne's husband Väinö is not here. Is here, sorry. So this is good because Väinö is wearing a youth's costume from Hiiumaa. Isn't he lucky that he can fit into a young man's clothes? Neiu Leena rõivastust. Kõrdi riie on tume, sinised ja mustad triibud, mis nõukogude ajal oli see sinine värv keelatud. Nii et need riided on 2 aasta eest valmistatud Eestis ja selles ongi need lipuvärvid sees. Need on hoopis teised kui Hiiumaa tavalised erksad seelikud triibud ja ka palmik on tume sinine või mustpunase asemel. Nii et Tauno ja Jüri. Generally, the coat was of a dark woolen cloth, though some wealthier people had dark blue or potisinine. Remember the story of how the blue cloth was dyed? Yes. Harri Mürgi Hiiumaa rõivaid kannab Tauno ja Jüri. Särgi ja põlvpükste juurde kuuluvad kuljustega sukapaelad ja kirikaelarätt. Põlvpükstega võis kanda kas lühikest musta kuube, kirju vööga või pikka kuube. Tea, kas tänapäeval julgeb keegi nii valge ülekannaga välja minna? Suur tänu modellid! Aitäh! Ma praegu paluks nüüd mikrofoni juurde proua Helle Arro, kes on üks... Tervet seda asja tegid kõik need 7 inimest. Aga hästi tehtud igal juhul. Ja. Kelle riided ja asjad nüüd kõik on sellised? No, need on meie enda omad ja need on väga palju laenutatud inimeste käes. Nii et nüüd, kui me hakkame lammutama, siis no loodetavasti kõikidel on nimed peal, aga mõned need nimed on ära tulnud, nii et see asi on, et me peame kui midagi üle jääb, siis helista mulle, sul on telefoninumber olemas. No õnneks, mis me oleme fotod teinud ka paljudest asjadest, mis inimesed laenutasid. So, loodetavasti me saame asjad tagasi. Kas te maksite nendel kõik need mõnekenid, kes oli siin, need oli mitusada korimata? Ei, no mõned käisid 2-3 korda. No, seda küll, aga siiski see on ikka lausa ime, et te saite kõik need kokku.
see oli väga raske koordineerida, oli seda moeparaadi, et no mõned isegi viimasel momendil jäid ära ja mõnel olid laenutatud riided, et riided siia saada ja see oli küll. Ma arvan, siin oli umbes 300 inimest täna. See on väga võimalik, sest et meid juba oli kokku neid modelle ja organiseerijaid oli umbes 80 ja rahvast oli vist üle 200, so ma ütleks 300. Vanasti, kui ma olin meil Eestimaja juhatajal, siis meil üks mõne-aastat pall oli siin 350 inimestega, siis oli ka nii täis tublitud, et jaa. No ja kõik istmed olid enam-vähem vist täis küll. Kas Laaska aitas midagi teha? Ei. No. Peate välja tooma. That's not his bag. Seal ei ole midagi poliitilist, Aga ma vaatasin, et hiidlasi on küll väga aktiivsed inimesed siin Torontos. Jaa. Trumpasid kõik üle. Kahju, et sa ei ole hiidlane, aga no sa oled by osmosis. By association. By osmosis. By association ma olen küll. See on miks mul on hiiuriided seljas. Need olid Laasi ema omad. See on Sõde? Jaa. Okei. See on Anu? Mõtle, mul tuli nimi isegi meelde. Good for you, yeah, see on Anu. Ja ma olen nii vana ja mul on nimi meelde. Kui vana? Nii vana. Nii vana, et ma ei ütle, kui vana ma olen. Igal juhul hästi tehtud. Aitäh. Mu meelest selle oli väga kena. Kas sa ei leidnud? Jaa, muidugi ma leidsin. Mu meelest oli nii ilus. Aga inimesed on vist seda oodanud tükk aega, et pole nii... Nad ei ole üldse nagu näinud, nad on üle vaimustuses sellest kõigist. Ma usun, et tänapäeval vist küll, et inimesed on rohkem vaimustuses sellest kui varem. Jaa, sest et vaata, kuidagi moodi, eks ole, see on nagu uus nagu elu meil on hakanud kuidagi moodi selle tõttu, et Eesti on vaba. Eks ole, et seal on niivõrd palju kontaktisi ja kõik. Ja siis, eks ole ju, siis on nii vahva vaadata. Aga mõtle, ma tegin need rahvariided seal, sa nägid selle Aleksil seljas, eks ole. See väike Aleks. Sa tegid oma poistele või? Ma tegin 2 setti. Kui su poisid olid väiksed või? Jaa, kui nad olid koolis. Okei. Ma ei olnud kogu see aeg saalis, ma käisin edasi. Sa ei näinud neid? Ma ei mäleta, kas ma nägin. Pruunid. Võib-olla mitte. Tõstamaja, sa võib-olla nägid. Jaa. Aga igatahes ma ise vaatan neid ka, ma mõtlen, et küll ma olin ikka suure talendiga kunagi. Aga kas sa tegid need ka ise või? Muidugi jah. Ei teinud. Tead sa, need mul olid siis, kui ma olin 14. Ja siis nad läksid mul jällegi kapis kokku. Ja nüüd sa tegid suuremaks või? Tead sa, ma sain õieti ühe itaallanna, kes on väga palju jällegi teinud Eesti rahvariideid parandanud ja teinud. Ja sain ta nime jällegi proua Anuku käest. No jaa. Tead sa, see on nii ja see väljapanek on ka ilus. Ja su lapselapsed on ka nii toredad, oleks mul neid tore oleks. Ma tean, sa oled kade. Hi. Hello, Ellen. Hi, welcome. When I was growing up, I had a doll that looked like that. Muhu. Mustjala, actually, yeah. No, can I ask how were these pleats originally made? But it's amazing how many hundreds of kinds of folk costumes there are in the store, like literally. And then everybody who's made theirs by hand puts their own little personal touch to it. Yeah, absolutely. You know? Are people actually leaving, I haven't heard of anyone doing that.
But I mean, It's a literal part of heritage, isn't it? well, it is. In fact, if you estimate the cost of all even the belts, we estimated the cost might be about $3,000 of just those belts alone. Yeah. You know, and it is not only monetarily, but I don't think people have thought of that. Maybe they just pass it on to the children, and you hope that your children value them and that are interested in their heritage. You know, but sometimes it doesn't always happen, though. But this is, you know, it's just a tiny little tip of the iceberg. In terms of, I mean, this is kind of like what was left over from the show, kind of thing. But it's sort of, this is so anti-globalism, you know, and it's a real breath of fresh air. Pane käsi sinna voki peale. Nii, jah. Sul on vähe lönga vaja või? See on etnograafia ringi oma. Ei ole, see on minu ema oma, see oli Kurvits. Sinu oma? Kurvits tõi. Sinu oma, ma mõtlesin, et... Ei ole. Nii et ma mõtlesin, et Helle tõi selle etnograafia ringi oma. Nüüd noortel tuli järsku tahtmine ja siis ma viin selle nüüd sinna, nende poole. Kelle poole? Vello Sirikale. Ja, tema on sellest huvitatud, ja. No jaa, vähemalt sul on järeltulijaid, kes on huvitatud neist asjast. Nad parem ei olnud, aga nüüd on. Jaa, nii et see jääb sinule siis? See jääb, ega ta minule ei jää, see jääb meie lastele. Et su lapsed on ka huvitatud? Kas nad on huvitatud, aga see on üks perekonna varandus ühesõnaga. On küll, jah. Just nagu rahvariided. Keegi just küsis mu käest, et kas inimesed panevad oma testamentidesse, pärandavad oma rahvariided, sest see on, ja see oli üks kanadalane, sest nad näevad, missugused väärtuslikud asjad need on, et need ei läheks kaudsi, see on ikka, et... Jah, kui mul ema suri ja nad küsisid mu käest, mis ma tahan ja minul oli minu ema ja vohka 2 lahutavat asja ja see oli venelaste ajal, see tuli 2 tükist sinna ja Oskar Haamer pani ta siis kokku ja ta lagunes ära, see on üle 100 aasta vana. Mis siia? Siin käib see kool, kus see film või see on päev. Kuidas see kool siis see on. Niisugune, kus käib linad sees ja sellega siis ketratakse see. Linad lähevad sealt läbi? Ja see on kas sa oskad seda kasutada ise ka? Ei oska. Kas keegi oskab? Susi Kolga oskab. Susi, jaa. Teda ma olen näinud näitustel, kus ta ketrab oma vokiga. Nii et, aga see oleks ju oluline, et keegi oskab seda edasi teha. Jaa, no seda saab õppida. Jaa. Ma usun, Maajal on ka üks vok olemas, jaa. Tema on nagu väga hea käsitöö inimene. Ma olen näinud, kuidas Villasega 2 kammi on ja siis otsa paneb hakkama ja siis nii vähehaaval seda lina on samuti, lina on selle tõmmatakse niimoodi. Sinust saab veel asja. Jaa, ei, see on hea. Nii et ei see on tegelikult ja see... Ainult 40 aastat tagasi. Nii ammu. Ütle mulle, kus nendes. Kelle omad need on veel? Kus saab need? Ma ei tea, need on päris vanad. Ma usun, need on toodud võib-olla isegi Hiiumaalt. Ma ei tea. Sa räägid sellest löngast? Tere! Pidime Elleniga rääkima. Küll on huvitav kõik need asjad. See näitus on lihtsalt võrratu. Aitäh! Ja küll on tore, et 2 päeva kauem, eks ole, te hoiate selle. Meil pidi niikuinii esmaspäeva ja teisipäeva õhtu olema kooli jaoks. Aga me loodame võib-olla isegi terve nädala.
Mul on, ütleme, osapäevad on välja üüritud, aga ma proovin nendega leppele tulla, et me saaksime isegi terve nädal hoida. See oleneb, kas meil on inimesi seda, kes tulevad. Kaua see võttis teil üles panna? No üles panna, me hakkasime reede hommiku seda üles panema ja siis reede ja laupäev oli lihtsalt viimistlemine. Aga see on haruldase, kõik need esemed, mis te olete saanud ja kust need kõik pärit on? Tegelikult need on päris vähede inimeste käest, võib-olla kokku 30 inimest. Näiteks need kingad, saapad. Okei, no see võttis vähe tegemist. Ma sain isegi mu tütre käest saapad. Ma ütlesin, kas sul ei ole saapad? Tema tõi siis keldrist ja sest need olid nii, mis on see, kopitamal. Ma võin sul isegi, ma panin need kuskile kaugele, aga täiesti kopitanud. Ma siis pesin neid äädikaga. Aga milline tore idee, tead sa need sokid sisse? Siin on mitme inimese ideed. Anu Jõe idee oli, et panna saabaste sisse. Samuti see, ütleme, see kinnaste puu, see on fantastiline. See oli Maaja idee, keegi on liigutanud seda vähe. Aga tead, siin on mitme inimese nagu ideed, sest et meil... Eriti veel vaata see seeliku. See seeliku puu on minu meelest lihtsalt. See on kutsutud emapuu. Emapuu. Aga see on nüüd Eesti etnograaf Anu Raud. Seal on väike kiri ka juures. Me küsisime tema käest luba, et kas me saame seda ideed kasutada. Ametlik luba on antud siis. Ja me saadame talle foto. Mati Matso ehitas selle sisemise osa, mille külge need seelikud on kinnitatud. Ja meie kujundis oli siis panna need 5 ümmargust. Need on siis nüüd ema lapsed. Muidu see saal paistis väga tühi, siis panime neile ka veel seelikud selga. Aga kõik need väikesed, eks ole, lauakesed seeliku riietega, see on minu meelest lihtsalt... See on nagu ema ja lapsed. Nii et ja siis pesunöör oli siis meie selle kuulutuse peal ja nii, et sinna mahtus hästi palju kraami peale ja siis mitmed inimesed, nagu Ülo Sõled on ka seal, temal on mitmed sõled. Ja lasterahvariided. Ja lasterahvariided. Ja need mannekenid on minu kollektsioon. Tõsi, jah? Ma olen kasutanud nagu... Aga kus sa hoiad neid? Need olid Tartu College'is, korporatsioonide lauruumides, aga nüüd olid Vananduse kirikus, sest seal on remont käimas. Nii et... See on haruldaselt ilus. Me tahtsime just, et see oleks nagu elav rahvarõivas, et see on ikka osa elust, et need maksab kanda, mitte ainult kapis hoida, et need kõnnivad ja nad on puu otsas ja nad ripuvad, et me peseme ja me tead, et need on ikka osa elust ikka. Haruldaselt ilus. Et inimesed peaks, ilmselt inimesed on huvitatud ja kuidagi see puudutab neid. Täpselt, jaa. Aga see on kõik filmitud, eks ole, nii et kas mida te tiivile panete? See osa pole meil veel otsustatud, aga nüüd see käsikiri ja me oleme allkeldris võeti ka fotod kõikides modellides, siis mingi käsikiri pannakse kokku, mingi manuscript tuleb. Ja DVD me pole otsustanud selle eesmärki. Kas see tuleb õpetlik või kas see tuleb... See oleks tore õpetlik, sellepärast ma olen kindel, et see võtaks tohutu palju. Et DVD kaudu, me panime selle kõrvale, sest see üldsegi... Sest et ma tean, et inimesed tulevad, aga nad ei osta ette, eks ole, eriti vanem. Suurem osa oli, ei, aga päris palju olid ikka ette ostnud, ainult 20 tuli täna juurde.